Tikkurina tootevalikusse on lisandunud uued tooted ja me hakkame Tarmoga rääkima mööbliõlist. Alustame sellest, et millele ja kuhu see ennekõike sobib? Jaa, Jaanus, et sul on täiesti õigus, et uus mööbliõli sobib siis mööblile, näiteks mänguasjadele, töötasapindadele ja õlitamine on suht lihtne töö. No, mingid eeltööd tuleb ikkagi ära teha, kui mul on vana kummut on ju. Ma tahan nüüd sellele su uue hingamise anda. Mis ma tegema pean käinud? Kui sul on olemasolev mööbel, mis siis tahab õlitamist saada näiteks, siis kindlasti võiks teha ühe proovinäidise. Ehk kuna puit on elus materjal, siis nagu sa siit näed, on siin erinevad tonaalsused. Niisugune soe tuleb esile? Ja kõige eelnem siis kindlasti vaatab peale puidule, mis olukorras on. Teeme vahelihvi kindlasti. Nii kui ma nüüd ära lihvinud, siis lõpkan lapiga puhtaks ka selle lahtse tolmusid ära veel on ju ja edasi. Lihtsalt pintseldan ja kogu lugu. Pintseldad ja kogu lugu, aga selle pintseldusega on see, et kui me nüüd pintsiga selle peale kanname, siis kindlasti tuleb jälgida, et puit oleks külastunud õliga, aga liigne õli tuleb siis ära koristada niisuguse pehme ebemevaba lapiga. Õli head omadused on siis see, et hästi lihtne on seda peale kanda, hülgab siis mustust, mingisugust muid, igast vedelikke. Teda on väga hea pärast järel hooldada, mis on ülihea õli omadus. Seda on see, et kui mingi kulumisjäled peale tulevad midagi, siis lihtsalt tõmban uuesti sama õliga üle ja... Kerge lihv vahele, õli peale ja see vahekoht ei jää näha, mis on õlide puhul hea. Kui värvide puhul võib see välja tulla, siis õlide puhul see välja ei tule. Helmi Furniture Oil siis sisaldab pähkliõli, linasemneõli ja päevalilleõli. Aga mida see kiikkobune siin näitab? Märk näitab siis seda, et on ohutu lastele ja sobib siis mänguasjade õlitamiseks. Lisaks õlidele on Tikkurile olemas ka mööblivaha Helmi Furniture Wax ja siis seda samad siin praegu Tarmo väga edukalt kastile kannabki, aga kuhu ta veel sobib? Ja, et vaha siis sobib mööblile, uustele, akendele, sisse. Vaha on siis hästi naturaalne, sisaldab karnauba, mis teeb vaha hästi tugevaks. Ja vaha on siis meil toonitav ka. Me saame siis vaha toonida vastavalt soovile. Ja on tegelikult olemas ka valmis valge toon, mis on väga populaarne täna turu peal. Aga nüüd selle vaha peale kandmiseks, ma saan, siin on kõik ilusti lihvitud selline puit, aga kas tuleb ka mingisugused eeltööd ära teha? Jah, samamoodi, et nagu õlitamise puhul me ennem rääkisime, et võiks ikkagi üle vaadata puidu, teha, et ta oleks puhas, vahelihv kindlasti ja siis vaha peale kanda. Vaha mõli paneme ühe kihi üldjuhul, laseme imada, korjame ära, siis vaha puhul me soovitame isegi 2 kihti teha. Vaha kandmine on hästi lihtne, et kõik saavad hakkama sellega. Peas, et voolame lase, ilusti jälgib pinda, et ta oleks ühtlane. Pintsel sobib ja käst näiteks samamoodi. Vaha kuivab kiiresti, et kuskil pool tundi kuni tund ja siis saab juba teise kihi peale panna. Mis on vaha puhul hea, ta siis ülgab väga hästi niiskust, mustust. Mööbli õlitamisest rääkisime, mööbli vahatamisest ka ja nüüd siis põrandate õlitamise juurde Tikkuril on uus toode Pointi Floor Oil ja kuidas nüüd selle kasutamine on? Millest peab alustama inimene kodus? Ja, et kõigepealt jällegi vaatame põrandale peale, mis olukorras on. Põrandaga kindlasti peab olema ta puhas. Kui on pesu tehtud, siis kuivatus, siis teha lihv vahele. Tikkurila Pointi Floor Oil siis sisaldab õli ja vaha. Ja jällegi on hästi hea toode, et ta ülgab siis mustust, niiskust ja ta muudab siis puidutooni sügavamaks ja jätab naturaalse mulje. Sa oled mulle kättanud sellised abivahendid, et kuidas mida kasutada? Ja, üks on siis lakilabidas, tegelikult mõlemad on lakilabidad, üks on siis mohair, teine on pintsel, niisugune hästi pehme, millega on hea peale kanda seda õli siis. Ja siis läheb õlitamiseks. Tarmo, mitu kihti tuleb panna siis, et põrand ilus oleks ja kaua ta kuivab? Ja, see on hea tähelepanek, et üldjuhul oleks vaja 1 kihti. Sellest peaks piisama? Ja, aga nüüd oleneb sellest puidust, et kui puit on ikkagi niisugune nagu imav, siis vaatame peale, kui on niisugused tühjad kohad, siis õrn teine kiht. Oht on siis selles, et kui tehakse 2 kihti, siis liigne õli, millel ei ole kuhugi minna, ta jääb naksuma natukene. Ta ühesõnaga kuib ära ja siis ma saangi aru, et tegelikult tuleb vaadata väga pingsalt see põrand üle ja liigne õli siis lapiga eemaldada. Täpselt nii. Ja õli siis kuivab 12 tundi umbes ja siis saab juba liikuda seal peal. Ja nüüd väga tähtis tähelepanek, et need lapid, millega me oleme siis kas siis mööbli pealt või põranda pealt seda üleliigset õli eemaldanud, neid ei tohi jätta kuskil nurka vedelema. Jah, no on ise süttimise oht, et pange need vee sisse. Ja kui teil tekib küsimusi,
nagu minulgi väga palju neid küsimusi on, nagu kuulsite head vaatajad, siis Tikkurile poole saab ju väga vabalt pöörduda, lihtne number on helistada infoliinile. Tikkuril on värviliin 12011, täiesti tasuta, saab nõu küsida. Et tõepoolest, et kui teil on samamoodi nii palju küsimusi nagu minulgi, olgu siis need õlide või vahade kohta, siis helistage julgelt, küsige nõu.